Must Nissan on aetud tõstuki peale, et kanda tema eest hoolt ja armastust üle pikka aja. Tegelikult me käisime temaga sõitmas veel. Need klipid on loodetavasti alles. Me käisime, see oli süda-detsember lausa ju, kui me käisime sellega... Detsember, jah. Detsembri keskel vist, jah. Käisime sellega talvedriftil. Isegi ei käinud lamellidega või täitsa suvekatega, niimoodi, et Raassillal oli mingisugune driftiüritus ja käisime autot testimas. Nii et kuule, panengi üldse klipid siia, vaatame, kuidas meil seal läks, väike vahe kokkuvõtte sellest ja siis tuleme tänasesse päeva, miks ta siin tõstuki peal on ja mida me taga teeme. Mis sa naeratad siin? Oleme jõudnud tulla sellisesse kohta, et teha vettdrifti. Seda iga päev ei juhtu, et rada kastetakse vajadusel, kui vaja on. Aga tundub, et täna ei ole vaja, et see vana jumal on raja hooldajate poolt. Kuigi pütt on valmis veega, vaata seal. Me oleme Raassilla kompleksi tulnud, võtnud kaasa musta iluduse, et teha trenni, hoida kätt soojas, äkki läheb vaja. Ei tea, kuna see video mis kuupäev täna on? Kuupäev täna või? 6. detsember. No, oled sa 6. detsembril asfaldi drifti teinud või? Ei ole, et suvekad on all või? Päris naljakas. Magnus on ka kaasas. Näita Magnust, näita ennast ka. Ei saa Magnust kätte täna. Nägite? Nüüd kõik nägid kõik ära. No, pane oma see ront käima nüüd ja... Paneme rümba käima, oota. Tõmb ketsi sellega siit. Kas mu sahvakat on see? Klaasid puhtaks tegema. Õnneks me võtsime kõik vahendid kaasa. Kõik on kaasas. Vaat niimoodi me pole ammu võistlustel käinud, et... 2 kätt taskus. Võistlustel, jah, ma juba võistlen. See on trenn. 2 kätt taskus niimoodi, et paak on autol täis. Tutikad rehvid on all. Rehvipunktist saab vampiirana sooduskoodiga. Minge vaadake. Ja rohkem jällegi. Ühtegi rooli otsa, ühtegi tööriista, isegi nipukat ja plastvitsasid ja MacGyverit ja mitte midagi pole. Midagi oli kompressoritele. Isegi kompressoritele. Okei, ma manomeetri võtsin kaasa. Manomeeter on. Ma arvan, et ilmselt see võib-olla see võib-olla on hea plaan, aga noh, kui saab mõned, kui 2 tundi sõita, paar tundi sõita saab, siis või tunnik juba sõita saab, on okei. Toon sulle midagi head või? Too midagi head, kas seda on või? Oota. Magnus jäi ka nüüd peale. Kas seda on või? Meil on siin mingit vahendit on, vaata. See on see. Vikmu molli, see on see jää sulatamiseks, aga vähemalt me saame klaasid puhul. Paberit on ka vaja. Paberit ma sealt saab, aga ma natuke võtsin kaasa ka juba. Laenasid, jah? Ma laenasid. Tulin autost välja. Mis sa kadunud on? Telefon või? Telefon. Täna filmime telefoniga. Isegi kaamerat ei ole kaasat. See jäi sinna filmimiseks maha. Aga näe, Magnus on enda. Kus said? Viimane? Ispet vaat leidsin. Nagu head jama pannakse vaata tee peal. See isegi ei ole see mustus, vaid see on mingi see... Nad väidetavalt pidid seda soola sealt Aafrikast tooma, et see on saviga koos. Ja ilma naljata Eesti teedel. Sellepärast, et teed ongi veel üks nimed. CarVerticali reporti näita küll, kui palju su auto on piirajas elu jooksul olnud, aga vähemalt selle järgi sa saad vaadata auto ajalugu ja leida mingisuguseid vihjeid, palju auto on läbi sõitnud, kas temaga on avariisid juhtunud ja millist elu, millises riigis ta on elanud, mitu omanikku ta on omavahel vahetanud. Et siin me näemegi näidisaruannet, mida kõike võimalik ühest CarVerticali raportist leida. Nii et kui sina oled endale uut autot ostmas, siis kindlasti tutvu sellega, mis on temaga toimunud. Saate mingi ülevaate. Otse loomulikult kehtib seal Vampiiraja sooduskood, Vampiiraja, kasutage seda ja lingid leiab ka video alt.
ma tunnen lõõnast. Lõõnast on tunda juba. Ahneks läksite? Ahneks läksin, jah. Lauri kindlasti ei taha suppi või? Ma ei riski, mul on praegu päris hea. Sõin mingi Pomel või? Mida? Pomel või? Jaa, täiega. Selle veena küll on. Mida sa seletad? Mine tee kokteil välja parem. Mis sa seletad? Suppi saad välja, ei kokteili peab Tallinnas. Ei saa. Tahad ühte, ma teen sulle siis ühe, noh. Ära ole kooner. Teeme Karlile kokteili siis, noh. Magnus tahab ka ühte. Äkki need endale Meil bussis on tegelikult jooke. Sinu jooke on bussis, Nokoti vitan veel. Äkki need endale kokteili? Tahad ise sõita või? Sõita küll, kui sa juua tahad. Magnusel on täna vapse hea tuju või? Mis juhtus või? Kas sõidud olid nii ilusad või? Vaatame. Keegi pole väljast filminudki midagi, aga vaatame. Sööme suppi ära, lõunaoode ja siis vaatame edasi. Kuule, mul on variandid musta või punast. Läheb siia lõpuks teemastesse küll. Mitu korda stange lahti tuli seal rajapäeval. Liiga palju. Mõlema veel kellegile neid pakinipukaid võlgu. Kaitsile vist. Paneme lõpuks nagu neid külge, et oleks elu lihtsam. No põhimõtteliselt peale igat ringi Karel ikkagi käis kompamas ja harjutamas neid raja ääri, et kas need on sama koha peal. Ja siis üks tange nurk tuleb lahti kogu aeg ja siis me paneme nüüd tõesti JDM Professional Kiti. Kolmas värv veel, hõbe on ka. No pane niimoodi, et oleks maitsekas. Äkki kui auto on must, siis paneme punased või, siis nägeme. Pampunast. Aga tulles nüüd selle patsiendi juurde tagasi, siin on ka ju Wisewabi ikkagi narrow kit ees. Et me peame ka lihtsalt seda seadistama, mängima ja me saame selle samamoodi jooksma. Aga nüüd tuleb ka tõesti talv. Talv on maha tulnud lõpuks. Ei tea, kaua ta kestab, aga lund sajab väljas ja plaanitud on mingi talve etapi moodi asi, et lähevad Michelinid alla, EF-id naelad, need lähevad ette, nendega talvetrihtil sõita ei või. Tegelikult me ei tea isegi, kas see on nagu võistlus või see on niisama rajapäev. See veel selgub töö käigus, sellepärast ilma muutus oli siuke kiire. Ja vaatame, kui läheb võistluseks, siis peab iga-aastase traditsiooni tegema ikkagi ju. Ega ei saa minna ju sõitma nende vanade pasteldega siis ju.
kuigi nad ei näe üldse vanad välja, aga nad on elu näinud, aga need naelapead ikkagi, kui sa tahad võistelda, siis need lähevad nüriks nii-öelda. Ja siis on hea sõita uue rehviga, mis pole asfaldit näinud. Et ilmselt pean Arti juures käima, kui läheb võistlemiseks, siis ma võtan ikkagi ühe paari Greenmax ja tutikaid, millega me sõidame raja peal, siis Arti juures kehtib Vampiro sooduskood, nii et kellel talverehvid ära kulunud on, saate käia küsida sealt koodiga allahindlust ja läbi e-poe saab ka tellida. Kuule, aga valmidus on olemas juba või? Ma tegin seda juba 2 aastat tagasi või aasta tagasi. See stange on ka ju, kuule, see on profi auto küljes olnud äkki ju. See on ära lõi. Ja, see on olemas ju, kinnituskohad ja. Ja, see on käinud selle auto küljes. Vist võtsime mingitest varudest selle vist. Ega neid kinnitusi me muidu ei saanud teha, kui vaata, siin on liveri isegi peal, näed. See on käinud selle võidusõidu auto küljes. Vaata, ma ei teagi, nüüd jumala suur häda on. Ma pean ikkagi need autokatted ka ära tellima vist. Jääb taustaks vaata, et see, mis konditsioneeris, mida tehakse. Siis on see projekt, ma ei tea, kas te seda näinudki olete. Ma nagu teen ja filmin kogu aeg, ise pean pärast udutama hakkama äkki, et mitte nii palju võib-olla siis ette ära spoilida asju. Mul on sulle teine küsimus, millal viimati õli vahetasid mustad? Ära küsi nii piinlikke küsimusi. Mõtlema hakkama kohe. Eelmine aasta me vahetasime peale igat sõitu, sellepärast siis me pesime seda mootorit puhtaks nendest saalejääkidest ja asjadest ja siis ta jäi pidama. Jah. Kuule, nüüd on hea küsimus, ma pean ise ka videosid järgi vaatama. Videosid vaatama. Ega siis tuleb see õlivahetuski ette võtta, ega mis siin ikka, meil on ju Riiul on lookas siin liikme molli poolt. Vali, millist tahada. See on küsimus nüüd, mida panna talveks. Kas panna 5V40 või panna ikkagi juba 10V60 sisse või? Tegelikult oleks vaja seda 10V50 üldse. Sellel on see hea aine sees juba, mida on ka siin eraldi müües. Nagu pood oleks. Aga äkki varsti saabki osta, ega mina ei tea. Pange like, kui te soovite meilt siit õlisid hakata ostma ja võib-olla äkki lisatarvikuid juurde, et saate komplekti kohe võtta, et kindad ja kõik asjad. Mul ideed on, ega ma see poevärk, see ma ütlesin, ega see niisama, et siuke ruumidis on võetud. Ma värvi ära kriibi. Et jahutussüsteemiga on ikkagi ventikatega mingi teema. Mulle tundub, et nad ei läinud viimase kiiruse peale. Või on ikkagi mootoris ongelma. Aga talve elab ta kindlalt üle, suvel võib-olla lihtsalt võib probleeme tekkida, kui nagu tahta nii palju järjest sõita, nagu me sõitsime. Aga tegelikult tavaformaadis trennis sa ei saa suvel sõita nii palju järjest. No sa natukene sõitsid ka. Ma ei tea, kas see videodest nagu välja tuleb, mis sa panid siia vahel. No ma ikka panin seal mingi hea 40 ringi, ma arvan, rahulikult vist või isegi rohkem. Omajagu. Ja seda pärast rada kasteti, jumala nagu ökodrift ja jumala palju saab sõita, nii et kopp saab ennem ette, kui rehvid ja kütus otsa saab. Ja no selles suhtes ju kõva trenn. Tegelikult oli hea korraldus, hea ja läks ja tuli ja kontrollitud ilusti, et selles suhtes oli hea. Jah, mitu ringi annad garantiid? Millele? Stange kinnitusele. Kui sa sõitma õpid, siis ei ole vaja garantiid, siis ei pea mööda seina hõõrma. Teeme challenge'id, ütle mitu ringi, annad garantii oma kinnitusele ja ma testin ära. Käin kõik ääred, võtsin üles. Ma võtan nipuka paki kaasa. Karl juba jõudis nii kiirelt õli välja lasta, et ma ei jõudnudki seda üldse siin filmida. Aga sa ütlesid, et õli oli ikkagi kakapähja. No hakkas meenutama diisliõli juba, eks ta kergelt ära hakka, kui diisel, ei ole ta mingi diisel. See on prototüüp Vampiro ja W engine. W, oota, mis see W tähendab, mis see nagu noorte keeles, mis see? Selles mõttes, et see vist, me nüüd arutasime kokku, et see on 3 rajapäeva saanud siis. Ma ei tea, siin on mingid, ma ei tea, mis tükid need on siin. Need enne ei olnud peal või? Ei olnud. On ikka. Kus need nüüd siia sisse süvendusid? Ei ole, jah. Noh, kurat, väga bensuhaisune ei ole. Natuke nagu libe on ka. No selle sisse ei vaadanud, No meil ei ole seda lõikurit. Meil ei ole lõikurit. Lõikus lahti või? Vaataks, ajaks küünja viha sisse ikka. Ajama. Aga siit saab... Ma natuke vaeva näen, siis ma saan lahti küll teha. Tegelikult töötas, mis sa ikka vaatad. Töötas, jah. Paneme uue värske sisse ja töötab edasi. No eks ta ikka vanur on. Paneme ikkagi tummisemad, paksemad talle. Siis kui on saale lõtk liiga suur, äkki õli kompenseerib ära selle. No siiamaani sa oled kosutanud teda ju 10-60. Jah, ja pane talle seda.
tunnuka verd ka sisse. palju sul kokku käib siin neid asju üldse? No aga oota, palju kokku? Suur põhi on siin ju? Jah, pluss liiter. Pluss liiter, muidu käib 4,5 pluss liiter, no mingi 5 ikka läheb või 5. Pane see enne ära vist. Õlilisand vähendab märgatavalt mootori kulumist tänu sisaldavale keraamilisele segule, mis muutub metalli pinna äärmiselt vastupidavaks. Et see VQ põhiline häda ongi see, jah, et see mootori õli nii-öelda kogus liiga väike. Ma oleks võinud tassist tuua otse. Kuule, kui Kiisel, et see õige asi. Kui selle välja lased... Kas see kork oli peal ikkagi, see kinnine purk oli, et see ei ole kellegi termose kohvi? oli täitsa kinnine oli. Tõmbasin selle splindi maha. Splint on siin. Ei olnud halvaks läinud. No me ei tea, mis see tunukveri oli. Ju neid on siis mitut tüüpi, no. Küll me teada saame. Probleem on nüüd veel nende rattatikkudega, mutreid on puudu. Peame minema sealt bussist ka, kus on mutreid. Et flantsid vahele panna, sellepärast muidu see velg on nii kehva ET-ga, et see läheb vastu seda käändmiku seal. Aga küll me lahenduse leiame. Nutti peab olema. Kui pole varuosast kohe võtta, aga hirmu sisu on täna auto valmis teha, siis tuleb käia laanata selle naaber auto käest. sealt tuleb laenata mutreid. Igast sugulastel ikka on, jääb perekonda. Sealt võtad igalt ühelt 2-3 tükki ära ja paned siia. Kuna flants on vaja külge saada, aga flantsi sisse vaata, no teeme teile puust ja punaseks. Kaabuga ei ulatu. Klaabuga ei ulatu. Jääb serv üle ikkagi. Siis, no jah, nüüd on see klaabu sees. No. Ja kuna kruustange ka veel ju, mille vahel saaks neid... Kasutad treipinki, mis olemas on. Jah, siis kasutada tuleb olemasolevaid asju alati. Niimoodi, et üks mees hoiab see, et see spinnima ei läheks. Teine mees lõikab selle maha ja siis sul on ilma klaabuta rattamutter. Ja nüüd korda harjutust 10. Siin me oleme. Uus tankla. Või no mis ta nii uus on. Meie jaoks on uus, sellepärast me eelmine aasta sattusime võib-olla siia mõned loetud korrad. Nüüd saab sellest terminali tanklast, mis on Tallinna Tartu maantee ääres, meie uus kodutankla. Kõik teed viivad Rooma ja iga tee peal on alati olemas terminali tankla. Kõik käib samamoodi. Tõmbad äppi lahti ja siis ei pea kaardiga mehkeldama, ei pea tuppa ka minema, jah, palju kiiremaks muutub. Parem pidi nagu rohkem ootama, siis nüüd käib suht-šauk kõik. Paneme head 98 siit ja lähme kulutame kõik selle ära. Siin on pikk festival, siin ei maa autod ära raja peale. Siin ei peagi ootama, et kedagi, et tandemit saaks teha. Lihtsalt autost nii palju, et ongi üks suur ring ilmselt. Kohe näete, paneme mingi GoPro ka, vaatame, kas jääb midagi peale ka ei jää.
kaks, kurat. Kurat, siin saab hooga sõita, see drift enam ei ole. See on hooga drift juba. Aavi, hüppa nüüd peale uss. Ai, maha pööre. Sisse. Rallimees läheb ikka seest poolt. Ja peale. See on raske raisk. Ossa, kurat. Kus läheb? Paremale. Paremale või? See on kiire rada juba. Kas sa pead tööd tegema? Tossud sulavad ära mul uued juba raisk need. Liberbändid raisk. Põrand on nii kuum raisk, sul ei ole? Mul varbad soojenevad alles. Siit saab teise rae peal hüpata kohe. Kaaris rada. Ära pikaks lase lõika. See võid tossud. Oi. Kolmas ei lähe raisk. Kurat, vastu tuleb. Ei tule. Ei tea, kas ta näitas nii või nii. Ei tea. Kinni jää siia raisk. Oi, see uks ei lähe kinni enam. No vaata ust. Ossa rois. Läheb ikka. Oli väärt tulemist. No vähemalt see jäi peale kõik. Väärt tulemine jälle, jah. Väljakutsed. Siin tundub, et on siledam ja natuke vähem rahvast ja siin on need Driftmastersi mehed ja näed Kristo Ruut ja kõik kohal. Et seal teise raha peal juhtus väike accident ka, et suur BMW tahtis läbi väikse Nissani sõita. Et siit külje pealt ilmselt ei olegi väga hull, aga kui sa tuled vaata niipidi, siis on ikkagi turvatala on näha, et see on siin ja siis on seal ja eks jääraja peal ikka juhtub, et siin ei olegi midagi muud teha. Aga kuule soojenduspress maha ja lammutama.
vaata seda, kus on stange on kogunud lund siia, kõik on punnis. Need 2 nipukat praegu hoiavad niimoodi. Vaata nüüd, palju siit lund tuleb. Jõhker. Lisakaal kõik. Oi. Aga päris pull. Isu hakkab täis saama ja läheb pimelaks ära. Ma arvan, et siin kohal võimegi otsad kokku tõmmata, et alati küsitakse, kelle kahju on. Kindlustus ühegi raja peal ei kehti, kasko midagi. Iga üks läheb koju, lakub oma haavu ise. Nii et selle teadmisega siit lõpetame.